kõigile, mina olen Maria. Hei, sina Viki. tere, minu nimi on Sydney. Ja meie oleme Julkikid. Toit kohe liikus, me olime nii võimsad. Aga Sydney, mis sa siis täna meile sisse topid? Okei. Mina olen olnud vegan 2 aastat ja mina mõtlesin, et teie kui segatoidulised, siis alustamas küll. Ei, see oli nagu ma lihtsalt küsisin, ma ei ole kindel, et kas te olete nagu kõige segatoidulised, aga üldiselt ma üritan mitte suhkrut süüa, see on minu ainus kriteerium. Kõike muud. Siis mina mõtlesin, et täna oleks viimane aeg panna teid maitsma selliseid vegan maailma toite ja võib-olla teid lummata meie poolele. Mina arvan, et alustame kartulisalatist. Jah, seda ma enne juba sõin, see oli päris hea, et ma olin näljane. Ma olen ka päris paljud asjad söönud, aga tegelikult ma ise ka maitsen, ma olen söönud. Ei, sa võid lihtsalt kartulisalat on. Andke mulle keegi kokku. kartulisalat Mulle täiega maitseb kartulisalat. Ma pole fänn, aga Sa võin kohe süüa. mina söön ainult, ei sa võid süüa. Ma olen ainult söön oma vanaema kartulisalatit. Nii et see, et mulle maitseks mõni muu kartulisalat. Mulle meeldib see nii väga, sest ma söön seda kartulisalatit alati, mis on ilma lihata. Kuna mulle ei meeldi, kui seal mingi sinku liha ja see on ilma, siis ma olen jaa, nii ja need on räigelt head musta leivaga. oota, aga mis kartulisalatis muidu on vegan, see nagu, või tähendab muidu nagu mitte vegan, nagu see koormis ja mis seal nagu majonees või hapukurgi, aga siin on nagu vegan majonees. Vegan majonees. See majonees on rapsilist ja soja. See ei näe üldse isolatavad välja. See on nii hea. mega hea. Nii kohutavad hea. Ja leivakas on ka meil parem. Ma olen nii näljane ka. Aga see on hea. Ma pole kõik tüüd seepärast, see pole nii suoratav, aga see on hea. See on hea. Aga siis järgmine kord ma võtan selle tavaliselt. Mul tunnen, et Kas see on kallim või? See peaks mingi üks midagi olema. Seega ta on nagu... see majonees on tehtud sojapiimaka või? Jah. Ma olen nagu... Kuule, aga järgmine kord võta... Mul tunnen, et kartulisalat on siuke lihtne, et see maitseb täpselt samamoodi nagu tavaline kartulisalat. Aga... Seda võib nii metsa minna. Mis mõttes? Nagu see kartulisalat on kas veganina, kas hea või halb. Samamoodi nagu tavaliseltki. Sa võid selle vegan kartulisalatiga nii metsa minna, aga see ei ole metsa läinud. Ei, ma räägingi, et see on nii lihtne asi, et ma lihtsalt järgmine kord võtangi pigem nagu selle lihtsalt. Sest ma ise üritan piimatoodetest nagu eemalduda, nagu slowly. Lihtsalt seepärast, et nagu näonahale mul nagu mõjub paremini, kui ma ei toitu liiga palju piimatoodetest. Kiire küsimus, mitu punkti me sellele anname 5 pallisüsteemis? Mina annaks sellele kartulisalatile 5. Ma annaks ka 5. Nii. Soovid midagi rääkida veganvorstide kohta? Grillvorstist. Oota, kas seda grillima ei peaks või? Ma tunnen vorstile lõhna. Kas seda ei pea grillima või? See tundub nagu viiner, mida sa võid niisama ka süüa võtta. Minu meelest see näeb natuke kilene välja, ma ütlen. Aga viinerid näevadki. Ei, tavaliselt viinerid. Mulle see ei maitse. See ei ole tavalise viineri mõttes. Ma olen neid viinerid söönud nagu tavalisi, aga need on miks viineris muidu on vegane? See ei ole päris nagu lihamaitsega. Liha. Issand. Ma olen nii loll. Nagu... Keegi... Tehke palun meem sellest, kuidas ma küsin, mis on viinerist non-vegan? Ma tahan tofu kroketeid nii väga proovinud, olen ürtidega. Aga nüüd, kui ma mõtlen veganlusele, ma ei mõtle nagu esimese asjana, et liha on keelatud. Ma pigem mõtlen, et piim ja nagu piimatoodetele mõtlen esmane, et okei, et sa pead nagu vegan piimeni. Ja siis ma unustasin liha täiesti ära. Nii et ärge arvake, et ma olen loll. Lihtsalt ma oleks meelest ära. Laske hea maitsta. Oota, mille alternatiivne see nüüd on? See on tofu kroketid. Nagu lihapallid või? Jaa, aga nad nagu ei ole nagu lihapallid. Nad ei ole mõeldud, et nad oleks nagu lihapallid. Miks nad ei või tofupallid siis öelda? Miks nad mõeldud? Tofu kroketid. Need on mega head sojakastmega. Nii head lihtsalt. I really don't like soja. Aga sojakastmega neid on. Ja ma söön neid alati nagu igasuguse toiduga, kui ma Eestis on. Need on nii hea. Nagu lihapirukas minu arust. See on nii hea. Ma ei julge maitsta. Ma kardan, et ma olen maitsta. Reaalselt nagu lihapirukas, jumala hea. Kas on tervislik ka või? Jah. Need on hästi head, aga ta on nagu natuke kuiv, seega sojakastmega ta on nii kohutavad maitsed. Ma olen nii näljane, et mul suht tõenäoliselt praegu maitsed. Mul on ka maitsed, jah. Noh. See on hull, kui ma ei suuda seda lõpuni süüa. Mul on nii halb ka jah. Mis me nendele viinerikestele... 5 mulle väga maitsesid. Ma annaks 3. Ma annaks 1. 2,5 ma annaks. Mis inimesed tahate? Oota, ma söön suudujaks. Miks te viineritele ei andesta või nagu mis värk? Sest et need on nagu viineritena paremad, aga grillvorstidena need on nagu natuke kuivad. 3.
ma annaks ühe sellepärast, et ma võrdlen ikkagi tavalihaga ja ta ei meenuta absoluutselt neid ja siin on väga tugev paprika järelmaitse ja ma arvan, et need võiksid olla väga palju paremad, kui siin grillitud, nii et sul on vaata see krõbe ümber mingi ketšupiga. Nagu selles mõttes, need on muidu on jumala okeid, aga kui ma võrdlen päris lihaga, siis see nagu ei meenuta üldse seda. Ketšup võib-olla teeks selle paremast, ta on nagu natuke kuiv ja siis ma ketšupit paneks juurde, siis ta on nagu... Mulle just meeldib. Okei, võib-olla üks on vähem, ma annan mingi 2. Ja tofu kroketid mulle... 5, 6, 7. 1,5. Sojakastmega 10,5. Okei, 2. Ma annan 5, väga nämmad. Ma mõtlen, et oleks ülihea, kui neid praadi saad krõbedaks. Nad on lihtsalt, kui sa sütad kartul ja mingi hapukapsaga appi, kui mõnus. Ja siis, kui sa võtad mingi grillsaia sinna kõrval nagu saia pannil grill. Võtame järgmiseks juustupannid, kusjuures ma ei olegi neid söönud ja ma olen nii väga excited, et neid proovida. Ma vihkan juustu. Avasa. See on nagu muna. See tundub nagu mozzarella, sest siin on mozzarella salati piil. See ongi vegan mozzarella. See on vegan mozzarella mingi... Nüüd see näeb välja nagu muna. Jumas, see näebki välja nagu muna, see mind häirib. Ma ei ole fänn munal. Ei, mulle maitseb väga mozzarella, oota ma lõikan teile. Ma ei ole mozzarellat nagu, ma niimoodi olen teil... Okei, see lõhnab väga veidrat. Oi, nii suured tükid või? Ma tunnen seda kohupig, ma lõhkan. Lõika see pooleks, palun. Issand, see lõhnab nii kahtselt, ma ei julge. See lõhnab nagu üks vegan juust, mis on väga halb. Lõika mulle minitükk, ma võtan selle siin. See maitseb nagu, struktuur on nagu munakollasel, siuke pehme siin. Tead, et ma ei tea. See on täpselt selle maitsega. See on siuke nagu, ma ostsin ühte siukest vegan juustu. Mis endast üks suust välja. Ta mingi õhus püüab seda. Ma ostsin ühte siukest vegan juustu, mis oli mega kallis. Ja vegan juust on siuke ka nagu, ma tean ainult ühte vegan juustu, mis toimib. Kõik teised nagu ei toimi. See minu jaoks väga ei toimi, see on siuke nagu, tal on siuke nagu grilli maitseb nagu munakollane minu jaoks. Nüüd me maitseme kartulikotletti hapukapsaga. Iu, see hapukapsa rikub kõik ära. Ta on minu jaoks natuke maitsetu. Ma enne natuke nuusutan ja siis ma nagu kujundan oma arvu. See maitseb nagu ma oleksingi võtnud lihtsalt jõuluõhtul hapukapsast ja kartulit koos nagu. Ma ei tea mitte midagi erilist, lihtsalt nagu hapukapsast kartul. Natuke maitseb ka ketšupi juurde, siis on nagu mega hea. See on hea, aga nagu, ma ei tea. Annaks talle 4. See säästab aega lihtsalt, sa ei pea eraldi võtma või kaksesse koos nagu. Viskad, ongi lihtsalt jõuluõhtul viskad need sinna liha kõrvale nagu. Ma nagu ei maitsenud seda hapukapsa omast, mulle väga hapukapsas üldse ei maitse. Aga kui ma maitsen seda ainult tainosa, see on nagu kõige tavalisem soolane soe. See tundub, ma annaks 3. See on tavalise kartuli ja friikartuli segu, aga mitte soolane. Üli tall nagu basic. Aga see hapukapsas, mis siin sees on, see on hea. Nagu kvaliteetne. Ma annan sellele 4 punkti. Mina annan 3. Sest see pole nii eriline, aga see pole halb. Need on kogemata vegan. Paprika. Ja, need on mega head, mulle nii meeldivad. Need on ühed... Aga mis on seda maitset söönda? Aga see on nagu ainuka maitse, mis on vegan. Soolaga. Mis siin tavaliselt vegan on? Või mitte vegan? Piimapulber. Piimapulber? Ja. Päriselt, siuke asi eksisteerib? Ja, kõiges on piimapulber. Päriselt? Ja. Aga need on nii head, need on ühed mu kõige lemmikumad. Ma ei ole fänn rõpsud. Nagu neid ma armastan nii. Mulle väga meeldivad pringelsid seega. Mulle meeldib, et need ei ole vürtsikad. Või ma loodan, et ei ole. Natukene. Nad mitte väga. Kui palju süüa siis? Nad näevad väga oranžid välja. 5 punkti. Oota, see on väga tuttav maitsega. Kartuli vahvli maitseb ennast. Jaa. Teate, ma seostan nii hästi neid asju. Siit tuleb 5. Okei, nüüd ma olen väga elevil, sest et lähme magusa poole peale. Need jogurtid olid minu avastus. Ja teate kuidas? Läksin poodi. Tahtsin osta midagi, mida süüa koos müsliga. Oli mingid palju habissi jogurti osta, sest seal on suhkur ja piim, mis nagu kumbki pole hea. Et suhkrut ma niikuinii ei saa vältida, kui ma tahan magust jogurtit, et okei, ma üritan vältida piima. Võtsin need ja mu maailm oli muutunud. Nagu ma olin uus inimene. See oli kõige parem asi, mida ma elus söönud olen ja mingi aeg. Ma teen hästi tihti sükast asja, et ma olen obsessed mingist toidust ja ma söön iga päev seda ja ma sõin 2 nädala jooksul iga päev 3 tükki süksid ära. Ja ma panin alati need võtsin lahti, nagu ma söön nendest, ma söön nagu teistest nagu nendes 4 sükastest pisikestest endas onju. Alati tegi lahti, segasin müsli sisse ja söön ära ja ma sõin neid nii palju nagu see lõpuks ebatervislik lihtsalt. Ja siis mul viskas üle, siis ma ei viitsinud mõnda aega nagu mul lihtsalt ütles maitse ära, aga need on still maailma parim asi, nagu ma isegi ei pea maitsema ja ma annan 10 punkti. Ja neid müüakse sükastes 4 pakkides. Ma oskangi nendest. Erinevaid maitseid
kookid on veel mingi pirni ja need mulle väga ei meeldi, aga see Eestis mustikava poegi on nii hea. ma sõin täna seda esimest korda enne videot lõuna, sest mul ei olnud aega. see on hea, see on tõesti nii hea. aga ma mõtlesin sidi peale iga kord, kui ma sõin seda. ma söön seda vahel pannkookidega. Iu, pannkook ja mingi jogurt. jaa, nagu pannkoogid ja siis sa paned kõrvale seda ja siis see nagu, nii hea. ma ei ütleks, et see on maailma parim asi, aga mulle maitseb see rohkem kui nagu tavaline jogurt, mulle meeldib see struktuur ja see rohkem, sest ma muidu ei söö väga jogurtit niisama, aga nagu seda ma võiksin niisama süüa, sest see on nagu lahjem ja mulle meeldib see. ma annan 4, sest ma ei ole üleüldiselt nii suur jogurti fänn. 10. Nagu jogurti kohta see on mina annan 5 palli süsteemis 10. nii. Ja see on teine üks nendest toodetest, mis nagu teda, mul on siuke hästi halbarrimus. Mul on mõelda, et okei, see on vegan mingi, et see on nagu natuke tervislikum ja siis ma joon seda nagu mingi 10 tükki päevas. Nagu mul on tunne, et ma ei joo nii halba, kuigi see on tegelikult sama halb kui mingi tavaline joom, mingi suhkru. Ja siis ma otsustasin üks päev, et okei, Maria, see on juba ebatervislik, palju sa neid jõid, aga ma ei suuda. See on nagu räst kõige parem asi maailmas reaalselt, nagu ma võiksin neid elu lõpuni süüa. Neid kunagi müüdi teistsuguses pakkides ja see on 3 pakid ja ma lõin selle 3 pakiga. Mina polnud neid siis avastanud. Ma jõin neid 3 pakiga, ma ei tea, 3 tükki päevas nagu nii hea. See on nii... Ma ei saa rääkida teie vahepealsega, ma lihtsalt üksi maitsen neid asju siin. Kui hea see on. Mul on... Bumerang. Minu arvates ei ole nii väga šokolaadi maitsega, see on rohkem nagu kakao maitsega, mis nagu natuke nagu eksitav, et miks nad lihtsalt ei pane siia siis mingi kakaopiim nagu peale, sest kui ma seda kunagi ostsin, ma olin mingi mega petsunud. Ja nagu see on hea, aga see ei lähe kokku sellega, mis siin öeldud on. See on päris hea, ma arvan, see oleks külmana veel parem. Jah, 5 punkti. 10, 5 punktis ka arvan. 70. No okei, 4. Okei, ma annan 71. Jäätis oreoga. See on kokonalt jäätis või? Ma armastan kookosasju. See on vaniljejäätise struktuuri ja maitsega, see oleks lihtsalt nagu mingi kookose maitset juurde pandud. See ei ole nagu täiesti nagu kookose. Kas ma pean mulle väga ei meeldi? Ma tunnen kookose lõhna. Mulle küll meeldib. Maitseme nüüd kõik oreod, sest et keegi ei ole ju varem sellist asja söönud nagu wow. Ringi on nagu suur. Mitte kõik maitsid, aga kõik mida Soomes saada on. Soomes on piparmündi, maasikakoogi ja šokolaadimaad ja need on vegan kõik. Ära võta, sest ma ei taha. Ma tahan nuusutada kas või. Aga oota, kuulake nüüd. Miks sa käega nuusutad? Sa pead liiga... Ma olen söönud seda. Need ei ole niisama oreod, need on tabluloreod. Need on nii head, see on nii palju parem kui mingi... Oota, mul on suu täis, oota. Tabluloreod on ainukesed oreod, mida ma söön. Siin on 2-kordne see vähe. Oreod on nagu reaalselt kõige parem sööd üldse. Nad on nii palju rohkem kui Dominod, sest need on nagu krõmpsuvad ja õhemad. Struktuur on nii palju parem, nii palju kvaliteetsed. See on nagu tõeline maitselamus 5+. Hea sama. Ma isegi ei ürita mitte seda võidu lähtida. Ma võtan väikse hamsu. Oota, siis ma ei jaksa rohkem. Maju ei oleks küll kaastunud sellest viineri olukorrast. Soolasest minu... Viinerid! Ei, tegelikult oota, mul on täitsa 2 asja. Mul on top, ma ei oska valida. Mulle väga maitses kartulisalat ja tofu kroketit ürtidega. See kõlab nii fantsilt, nagu ma oleks see inimene, kes käib tennist mängimas ja see rich family. Need olid head ja magusast. See jook oli väga hea ja oread ilmselgelt. Ja nüüd, kui ma hakkasin valima siit kõigist asjadest. Kes läheb raskeks, mis teil on? Mis teie top on? See jogurt. Kindla peale see jogurt. Ainult see jogurt. Ma võib-olla... Tegelikult need viinerid olid nii ma võtan isegi selle, arvestades, et see oli nagu uus maitse, et kõik on nagu suht tavalised need teised siin, et see oli midagi väga uut ja väga hea. Minul on soolastest sama, need 2. Kõige lemmikumad. Valime ühe kõige mitte lemmikuma. Oota. Ja magusast mu lemmikud on oreod. Nii, minu kõige vähem lemmik. Paprika viinerid. Oota, vabandust. Taimne grillvorst. Need tofu kroketid üritidega. Need on kõige vastikumad asjad maailmas. Need maitsevad reaalne nagu... Ma isegi ei mäleta, kus need maitsevad. Ma ei taha. Ma võin nuusutada, oota, mul tuleb nagu mälu meelde. See maitseb nagu lihapirukas, ülihea. Aga see maitseb nagu vastik lihapirukas. Nagu kuiv rõealaks lihapirukas. Minu kõige vähem lemmik olid need mozzarella pallid. See oli tõesti hullem. Need olid hullemad kui need tofu asjad. Need tõesti olid. Ma söön ühe tofukat. Kui teile meeldis see videos, kindlasti ärge unustage seda likeida. Andke
andke meile all kommentaarides teada, kui te olete midagi nendest maitsnud ja mis teie lemmik on või mida te väga kohe kindlasti maitsta tahate. Või mida te soovitate meile, et me järgmises videos prooviks. Ja kindlasti unustage siis subscribe'ida ehk klikkida sellele punasele nupule seal all. Ma iga kord näitan vahet nurka, tegelikult see on seal. Ma arvan, et mitte kellelgi pole vahet. Kuskil seal all. Ja näeme järgmisel nädalal. Joo, tšikid! See on nii halb. Joo, tšikid! Oota. Joo, tšikid! Ma mõtlesin. Mingi tabulid hääb. Joo!